Täna me räägime hinnastabiilsusest. Niisiis, mis see tähendab? Euroopa Keskpanga nõukogu määratluse kohaselt tähendab hinnastabiilsus euroala ühtlustatud tarbijahinnaindeksi aastakasvu alla 2%. Vabandage, kas te saaksite seda lihtsamalt seletada? Hästi. Kujutlege ostukorvi erinevate toodetega nagu leib, tomatid, piim või näiteks kingad ja arvutid. Selle kaupu täis ostukorvi hinda kontrollitakse regulaarselt ja arvestatakse välja hindade aastane tõus, mõnel harval juhul ka langus. Lühidalt öeldes, kui hindade tõus on väiksem kui 2%, on hinnad stabiilsed. Kas sai selgemaks? Heakene küll, hakkame otsast peale. Milleks üldse on olemas raha? Kui meil ei oleks raha, peaksime vahetama asju. Kuidas maksaks pagar juukselõikuse eest? Pakuks juuksurile leiba. Aga mis siis, kui juuksur ei taha leiba? Kuidas talle siis tasuda? Kõik muutub väga keeruliseks. Sellepärast leiutatigi raha. See teeb kauplemise lihtsamaks. Aga pidage meeles, et raha väärtus ei ole mitte alati püsinud ühesugune. On olnud aegu, mil hinnad tõusid. Vau! Mis juhtus? Kus me oleme? Ma ei tea, aga mul on kõht tühi. Vaata neid seal. Nämma. Niisiis, mida me saaksime 4 mündi eest? Mida teile? Palun 2 seda. Sellest ei tule välja. Te tõstsite hinda. Aga miks? Kuna inimestel on kulutamiseks raha rohkem kui kaupu, mida saaks osta, siis on nõudlus minu kookide järele suurenenud. Jahu hind on tõusnud. Ma pean maksma möldrile. Küttepuude hind samuti. Küpsetamine on nüüd kulukam. Järgmine. Olge mureta, teil on vaja lihtsalt rohkem raha. Lahe, suur aitäh. Ma ei suuda seda uskuda. Ta muudkui tõstab ja tõstab hinda. Me ei saa siit kunagi midagi ostetud. No, sellisel juhul peab teil olema veel rohkem raha. Oot, ma tunnen sind küll. Sa oled inflatsioon. Oi, kui tubli. Ja kuna sa nii tark oled, annan ma kõigile auhinnaks raha juurde. Ei, ära tee! Vau, see on lahe. Ei ole. Kui sama toodete hulga kohta on liiga palju raha, siis hinnad tõusevad ja raha kaotab väärtuse. Vaadake, millist hinda ta selle eest küsib. Kala on kallim kui möödunud kuul. Varem võisin seda endale lubada, nüüd enam mitte. Hinnad muudkui tõusevad, aga minu pension jääb samaks. Ja mu säästude väärtus väheneb iga päevaga. Sellistel puhkudel kannatavad alati just vaesemad. Ah, et seda siis inflatsioon tähendabki. Ja paistab, et kui see on juba alanud, siis seda on raske peatada. Sealt ta jälle tulebki. Lähme siit ära. Hea, et me sellest pääsesime. Huvitav, kes tänapäeval inflatsiooni jälgib? Kas õpetaja ei rääkinud midagi Euroopa Keskpangast ja hinnastabiilsusest? Jaa, uurime asja lähemalt. Vaata! Vabandage, kas on tõsi, et teie töö on hoida hinnad stabiilsena? Kuidas te seda teete? Ehk saan mina aidata. Nii, millega saan aidata? No, kohtasime äsja inflatsioonikolli ja nägime, millist kahju ta tekitab. Kas teie olete need, kes seda ära hoiavad? Inflatsioonikolli? Jaa, ta oli selline... Te mõtlete vist seda? Kas see ongi inflatsioonikoll? Aga ta on ju tibatilluke. Jaa, on küll. Ja seda sellepärast, et meie töö on hoida hinnad stabiilsena. Püüame keskpika aja jooksul hoida inflatsiooni alla 2%, kuid selle lähedal. Aga kuidas te seda teete? Me selgitame välja hinnastabiilsusega seotud riskid. Teeme 2 sorti analüüsi. Esiteks jälgime mitmeid tegureid, näiteks majanduskasvu ja nafta hinda, mis võivad lühiajaliselt hindu tõsta. Teiseks, hoiame silma peal sellel, kui palju raha majanduses ringleb, sest see võib tõsta hindu keskpika ja pikem aja jooksul. Aga miks? Me teame, et minevikus on kõrge inflatsiooniga alati kaasnenud liiga suur ringleva raha hulk. Kui liiga väikese kaubakoguse kohta on liiga palju raha, siis on meil suurema inflatsiooni oht. Nagu siis, kui kõik inimesed tahaksid turult osta samu kooke.
jaa, aga inflatsioon tekib ainult üldise hinnatõusu puhul, kui ei tõuse mitte ainult koogihind, vaid kõikide kaupade ja teenuste hinnad. aga kuidas seda vältida? Näiteks, kas saab teha nii, et pagar oma hindu ei tõstaks? Ei saa. Aga me otsustame, kui kõrge peaks olema intressimäär. Kohe seletan. Kui te võtate laenu, et osta näiteks auto või uus külmik, siis maksate intressi, mis on arvutatud intressimäära alusel. Teisisõnu on intressimäär raha hind. Mida kõrgem on raha hind, ehk siis intressimäär, seda väiksem on nõudlus raha järele. Ja inimesed laenavad tõenäoliselt vähem raha, kui see on liiga kallis. Täpselt nii. Just sellepärast ongi meie töö otsustada intressimäärade tase. Ja kindlustada, et hinnad jäävad aja jooksul stabiilseks. Täpselt nii. Ja stabiilsed hinnad loovad kindlustunde. Tänu sellele on inimestel lihtsam säästa ja investeerida. Kui lähete mõne kuu pärast jälle ostma, maksavad asjad umbes sama palju kui praegu. Samuti investeerivad firmad rohkem. Sellega aitavad nad majandusel areneda ja loovad uusi töökohti. Ja see teeb kindlasti riigi rikkamaks. Vaadake, selle väikese tegelase kasvamine võib olla majandusele probleemiks. Tema pärast võivad inimesed kaotada isegi usalduse oma raha vastu. Sellepärast võtame meie Euroopa Keskpangas ja eurosüsteemis oma ülesannet väga tõsiselt. Eurosüsteemis? See tähendab Euroopa Keskpanka koos euroala riikide keskpankadega. Aga see ei ole ainus, millel me silma peal hoiame. Tõesti? Jaa, vaadake, see siin on deflatsioon. Mis asi? Deflatsioon on üldine hindade langus. Kõlab hästi. Ei, see pole hea. Täpselt nagu inflatsioon võib ka deflatsioon majandust kahjustada. Näiteks kui kõik hinnad pidevalt langevad, lükkate te asjade ostmise edasi, eeldades, et nädala või isegi kuu pärast maksavad need vähem. Samuti võiks firma otsustada edasi lükata investeerimist ja majandus kannataks. Need väikesed tegelased on kahjulikud. Niisiis, mis on Euroopa Keskpanga ja eurosüsteemi põhieesmärk? Nii? Säilitada hinnastabiilsus. Tubli. Ja võidelda inflatsioonikolliga. Ma usun, et seda võiks küll niimoodi nimetada. Yes!